Soojad suvised ilmad on käes ja inimesed ju liiguvad sel ajal. Liigutakse Eestis, liigutakse ka välismaal. Mul tekkis üks praktiline küsimus. Kui mul on Swedbankiga sõlmitud kindlustusleping ja ma lähen autoga välismaale, kas siis, kui midagi juhtub, kas te aitate? Väga hea küsimus ja väga aktuaalne küsimus. Ja lühikene kokkuvõte loomulikult on see, et kindlustuse eesmärk on vastavalt kindlustuspiirkonnale siis tekkinud kahjud ka hüvitada, kui need peaksid juhtuma. Liikluskindlustus katab endiselt kahjud kolmandale isikule ja kaskokindlustus on siis selle jaoks, et katta kulud olenemata sellest, kes on põhjustaja, ehk siis kui ka endal midagi juhtub, olgu siis Eestis või välismaal. Enne seda, kui reisile minna, enne seda, kui marsruut saab paika ja kõik tehniline kontroll teostatud, siis tasub vaadata üle, et kas liikluskindlustus kehtib selles riigis, kuhu on plaan minna. Et selle jaoks on ilusti nimistu olemas, viide meie koduleheküljelt, aga EKSL-i koduleheküljel ka ilusti olemas. Välismaale minnes liikluskindlustuse poole pealt vaadatuna on mõistlik kindla laekasse visata 3 paberit. Liikluskindlustuse poliis, vastavalt vajadusele siis roheline kaart, et kaugemates asukohtades võib endiselt seda paberikujul minna vaja ja siis ka liiklusõnnetuse fikseerimise ankeet. Meie Eestis saame seda teha digis, aga välismaal võib-olla seda võimalust ei ole ilusti vormistamiseks, nii et paber võiks olla kaasas. Liikluskindlustuse poole pealt, millele veel tähelepanu juhin, on tegevused juhul, kui midagi on juhtunud. Et suures pildis on loomulikult või sisuline pool sama nagu ka Eestis. Fikseeri olukord, mis juhtus, kuidas juhtus, võimalikult täpselt, kes on osapooled, kõik muu selline. Me räägime juhtudest, kus ei ole siin politseid ja kiirabi vaja välja kutsuda. Ja kui sa nüüd oled kannatanu pool, siis sinu jaoks oluline info on see, et kui oled nüüd sõidult tagasi, siis kahju nõue tuleb esitada siis vastava kindlustusandja korrespondendile Eestis. Samamoodi EKSL-i lehekülje pealt leitav, kes on siis kahju põhjustaja, kelle poole peaks pöörduma. Ja teiselt poolt, kui sa oled põhjustaja, loomulikult oma kindlustusandjat tuleb teavitada sellest. Kaskokindlustus on see loomulikult, mis väga palju tuleb kasuks välismaa reisib kui ka Eestis just nimelt selle poole pealt, et kõiki kahjusid ju liikluskindlustusi katta. Ja välismaale minnes samamoodi, eks ole, kui kaskokindlustusest rääkida, siis paketid on erinevad, et meil on samamoodi standardpakett ja liitpakett, eks ole, et kuigi mõlemas paketis on autoabi ilusti olemas. Ja lisaks liitkaskol on siis mõned võib-olla huvipakkuvad kaitsed, näiteks reisikatkestuse kaitse. Et juhul, kui jääb reis nüüd pooleli, on vaja tagasi koju pöörduda, siis kindlustus katab need kulud. Kui samal päeval ei saa, majutus samamoodi on võimalik ära katta. Kui tihti eestlastel välismaal olles läheb sellist kindlustusabi vaja? Klientide seisukohast vaadatuna ma loodan, et hästi vähe. Eraldi statistiliselt ei tee vahet, et kas ta on nüüd välismaal või ta on Eestis, et sisuline pool on sama. Kokkuvõttes, et ikkagi minnes välismaal pigem olla ettevaatlik, ennetada ja tehke endale asjad selgeks. Swedbanki kodulehekülg aitab erinevaid vajalikke pakette valida. Täpselt nii. Plaan paika, kindlustused paika, vajalikud dokumendid kaasa ja siis lähme selle peale välja, et mitte midagi ei juhtu ja saame kõik ilusti tagasi superemotsioonidega.